Issandas armsad koguduse kaaslased. Minu nimi on Andrus Rehemaa ja ajan täna Jaani juttu ja seetõttu, et saadi jälile tõsiasjale, et enne seda, kui läksin Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuri õppima ja pärast seda, kui olin Tartu Ülikooli ajaloo eriala kursused läbinud, kirjutasin lõpetuseks sealses arheoloogia õppetoolis Andres Tvauri juhendamisel bakalaureuse töö teemal Tartu keskaegsete kiviehitiste vundamendid. Ja selle töö üks osa oli ka mõned leheküljed Jaani kiriku maa-alusest osast. Vaatame siis täna oma jalge alla kiriku ehituse algusaega ja mõtleme seejuures, mille peal me siin tegelikult seisame. Keskaegse Tartu hoonetest ei ole peamiselt sõdade ja suurtulekahjude tõttu suurt midagi alles jäänud. Õigupoolest on säilinud vaid Jaani kirik, Toomkiriku varemed ning tühised jäänused linnamüürist. Samas on maa sees mitmete hävingukihtide all olemas paljude keskaegsete hoonete alusmüürid. Need müürid ongi peamised allikad Tartu keskaegse hoonestuse uurimisel, sest kirjalikke allikaid on selle kohta säilinud äärmiselt kasinalt. Nüüd mõistetest. Vundament. See on ehitise kõige alumine osa, mille rajamiseks valmistatakse kõigepealt ette aluspind. Enamasti on selleks vundamendikraavi kaevamine. Mõnikord on aga tarvilik ka vundamendi aluse lisatoestuse ehk rostvärgi ehitamine. Selle eesmärk on vundamendi raskuse jagamine suuremale pinnale, et vähendada survet aluspinnasele. Samal eesmärgil ehitatakse sageli vundamendi kõige alumine osa ehk taldmik laienevalt. Vundamendi maapealset osa nimetatakse sokliks ja sokli pealt algab sein. Selleks, et vundamenti lisaks toetada ja vundamendil oleva raskuse survet aluspinnale ühtlasemalt jaotada, on Tartu alllinnas mitmed keskaegsed kivirajatised püstitatud rõhtsetest palkidest alusparvedele. Palkidest vundamendi alusparvi kasutati ebapüsivate aluspõhjade korral. Seal, kus aluspõhi on piisavalt tugev, ei ole selliseid palkparvi vaja. Keskaegses Tartus oli tugev aluspõhi Toomemäel ja alllinnas alates Toomemäest laias laastus kuni praeguse ülikooli ja Jaani tänava jooneni, ehk siis umbes täpselt Jaani kiriku torni esise alani. Sealt kuni Emajõe poolse linnamüürini läks aluspind orulammi tõttu aga järjest nõrgemaks. Selleks, et palkparved tugevad püsiksid, tuli need süvistada põhjavee tasemeni. Vee all, kus õhk juurde ei pääse, puit teatavasti ei kõdune. Valdavalt jälgisid kivihoonete alused parved hoonete seinte lintfundamentide kontuure, ent on leitud ka paar silmapaistvat erandit. Üheks selliseks on ka Jaani kiriku torn. Jaani kiriku põhjalikum arheoloogiline uurimine algas seoses kiriku taastamistöödega. 1993. aastal avati torni põhja- ja läänekülje vundamendid. Selgus, et torni vundament paikneb palkidest parvalusel, mis on süvendatud kindlamat aluspinda pakkuvale lubjaseteti kihti. See oli ehitajatel lisaks palkide vundamendi alla panemisele tark nipp, sest tornialune allikaveest välja ladestunud ja osaliselt kivistunud lubjakiht on kindlam alus kui muu lähiümbrus. Jaani kiriku tornialune parvalus on väga ulatuslik. See asub ühtlaselt kogu torni all, moodustades plaadi. Parvalus on enamasti kahekihiline, kuid kohati ka kuni 5 palgikihi paksune. Parve ülemine kiht on ümarpalkidest ja alumine lõhikutest ehk pooleks tehtud palkidest. Säärane põhjalik parvalus on ehitatud ilmselt arvestades torni suuremat kaalu võrreldes ülejäänud kirikuga. Palkparved on ka pikihoone vundamentide all, kuid veel mitte varem ehitatud kooriseinte all. Jaani kiriku pikihoone ja torni vundamentide alused palkparved andsid võimaluse kiriku ehituse alguse täpseks dateerimiseks,
Selle töö tegi ära bioloog ja botaanika Alar Läänelaid, kes võrdles Jaani kiriku pikihoonealuste palkide aastarõngaid Novgorodi dendrokronoloogiaga ehk puude aastarõngaste ilmastikust tingitud iseärasuste ajaloolise aegreaga. Tema tööst selgus, et suure tõenäosusega on aluspalkide viimane aastarõngas tekkinud 1320. aasta suvel, mis paigutab ehitamise alguse ilmselt 1321. aasta kevadesse või suvve. Praeguse kiriku kooriosa ehitamist on ilmselt siiski alustatud juba varem, sest kooriseinte all ei ole parvesid, mida dateerida. Mõned vundamendiparvede palgid on koos selgitava tekstiga kiriku põhjapoolses külglöövis välja pandud. Sealt saate ka lisaks teada, miks praegu enam müürid palkparvedele ei toetu. Alles nüüd jõudsin palkide peal olevate päris vundamentideni. Aga ärge muretsege, sellega nüüd nii pikalt ei lähe. Sest nii nagu Karupoeg Puhh arvas, et parim osa mee söömisest on hetk enne käpa purki pistmist, siis täna oli ka eellugu parvepalkidest ilmselt see põnevam osa. Edasi on üsna ettearvatav. Kasutatud on maakive, liiva, telliseid ja mörti. Üks näide torni vundamendi ehituse kirjeldusest. Palkide peal asuv vundamendi alaosa on liivaga seotud maakividest. Selle peal on mördiga seotud maakivid ning seejärel tellismüür. Telliste peal asub paari sentimeetri paksune mullakiht ning sellel järgmise ehitusjärgu vundament. See on laotud mördiga seotud maakividest, mille pealt algab kiriku tellissein. Mujal kiriku osades on variatsioonid sellest. Aga mida võib tähele panna, on see, et vähemalt osaliselt ehitati vundamenti täiesti ilma sideaineta ja seda, et kiriku osadel on mitu ehitusjärku ja varasemaid vundamente nii-öelda taaskasutati uute all. Kes on suurem kivihuviline, võib tulla mult lisa pärima või isegi jutuks olevat bakalaureuse tööd lugeda. Seal on ka paar joonist ja nende saamisloo peale on mul eriti siin praegu tore mõelda, sest need on oma käega teinud kiriku taastamise arhitekt ja Jaani koguduse üks taasasutaja Uudo Tiirmaa ise, kes mind toona oma kabinetis lahkelt vastu võttis ja kiriku vundamendid ja alusparved üles joonistas. Kokkuvõtteks. Jeesus räägib mäejutluses arukast mehest, kes ehitas oma maja kaljule ja rumalast mehest, kes ehitas selle liivale. Esimese maja jäi hoolimata loodusjõudude rünnakutest püsima, teise oma hävis. Jaani kirikut ei ehitatud kaljule, pigem sohu, mis on ehituslikult veel hullem kui liiv, lisaks ebastabiilsusele ka veel märg. Olime me siis siin rumalad ja meie all ma mõtlen meid, inimesi, lihtsalt 700 aastat tagasi. Lohutame siiski ennast, et tegelikult vist Jeesus ju ei rääkinud selles kirjakohas vundamendi konstruktsioonidest, ikka inimestest kui oma kiriku ehitusmaterjalist. Sest ilmselt ta ju ka ei mõelnud, et Peetrus on kivist, kui ta tema hiljem oma koguduse ehituse aluseks olevaks kaljuks kuulutas. Nii ei olnudki ka meie kirikuehitajad rumalad, vaid suutsid hoopis rasketes pinnaseoludes leida sobivad nipid, et rajada hoone, mis on vaatamata ajalootormide halastamatule puremisele ja järamisele ikka alles ja milles kogudus, hoolimata nende samade tuulte poolt laiali pillutamistest, ikka ja jälle uuesti kasvama hakkab. Suur tänu kuulamast!